Umbes 5000 aastat enne kristlust õppis inimene Lähis-Idas metalle töötlema. Esmalt kuld, hõbe ja vask. Pehmed, kuid väärtuslikud materjalid, mida sai kivihaamriga kujundada. Peagi hakati vaske sulatama maagist, ehitati esimesed metalliahjud ja valati tööriistu savivormidesse. See oli suur muutus. Vasest kirves ei kulunud nii kiiresti kui kivikirves ja seda sai ümber sulatada. Umbes 3000 aastat enne kristlust avastati, et vasele tina lisades tekib tugevam sulam, pronks. Pronksi aeg tõi kaasa paremad tööriistad, täpsemad relvad ja uued käsitööoskused. Metallide töötlemine muutis inimeste elu. Tekkisid käsitöölised, kaubandus ja esimesed kindlustatud asulad. Metalliaeg oli samm kivist tehnoloogiliselt keerukama maailma poole. Kui metalliaeg tõi tööriistad, tõi see ka kaubanduse. Käsitöölised ei pidanud enam maad harima. Nad vahetasid oma tooteid toidu vastu. Kaupmehed rändasid mööda jõgesid ja mereteid, tuues vaske, tina ja ehteid kaugetest maadest. Metalliaja kaubateed ühendasid rahvaid ja ideid. Esimesed linnad sündisid seal, kus kaubandus õitses. Müüride taga, turuplatsidel, kus kõlas vasara kõmin ja inimeste sagi. Nii kujunesid esimesed kogukonnad, kus töö, rikkus ja võim hakkasid inimeste vahel eristuma. Eestis algas metalliaeg umbes 1800 aastat enne kristlust, kui siia jõudsid esimesed pronksesemad. Need ei olnud kohapeal valmistatud. Pronks tuli kaubateid pidi Kesk-Venemaalt ja Skandinaaviast. Pronksi ajal kasvas põlluharimine, mis tõi kaasa inimeste ebavõrdsuse. Paremate maade ja suurema saagiga pered kogusid rikkust ning neid maeti kivikalmetesse. Umbes 500 aastat enne kristlust õpiti Eestis rauda sulatama. Soomaagist saadud raud oli väärtuslik, sellest tehti isegi ehteid. Hiljem muutus raud tavaliseks ja sellest valmistati relvi, tööriistu ja tarbeesemeid. Suurim rauasulatuskeskus oli Saaremaalt Tuius, kus 10 kilogrammist soomaagist saadi pool kilo rauda, ühe muinaseestlase aastane vajadus. Rauaaja lõpul rajati Eestis esimesed linnused, näiteks Varbola, mida ümbritses tugev kivimüür. Eesti ala vabanes jääst umbes 10 000 aastat enne kristust ja siia saabusid esimesed inimesed, kütid ja kalastajad. Manimad asulad Pulli ja Kunda Lammasmäel paiknesid jõe ja järve ääres, sest veekogud pakkusid kala, hülgeid ja mugavaid liikumisteid. Kiviaja inimesed valmistasid tulekivist nooleotsi, luust ahinguid ja ühe puu paate. Nooremal kiviajal hakati savinõusid tegema. Kammkeraamika on Eesti esiaja üks tuntumaid leide. Järk-järgult levis põlluharimine ja karjakasvatus, rajati alepõlde ja puitelamuid. Metalliajal kujunesid talud, tekkisid kindlustatud asulad ja ühiskond kihistus. Jõukamad pered said suuremad põllud, paremad tööriistad ja neid maeti kivikirstkalmetesse. Muinasaeg pani aluse Eesti püsiasustusele, põllumajandusele ja kohalikule kultuurile. Metalliaeg ei muutnud ainult tööriistu, see muutis ka inimeste omavahelisi suhteid. Kui põllud andsid rohkem saaki ja kariloomi sai pidada suuremates karjades, tekkis võimalus koguda varusid.
mõned pered said paremat põllumaad või hoolitsesid oma maade eest osavamalt. Nii kujunes esimest korda märgatav ebavõrdsus. Ühed pered rikastusid, teised jäid vaesemaks. Rikkamad perekonnad maeti kivikalmetesse, kuhu pandi kaasa pronksist ja rauast esemeid. Võim koondus pealike kätte, kellele kuulusid suuremad põllud ja sõjasaagid. Vara kaitsmiseks hakati rajama kindlustatud asulaid, puust, tarade ja kivimüüridega linnuseid. Mõned, nagu Varbola, olid hiiglaslikud ja pakkusid varjupaika kogu ümbruskonnale. Need linnused olid muinase eestlaste esimesed linnad, kus kujunesid kogukonna juhtimine, kaitse ja ühised rituaalid. Metalliaeg pani aluse ühiskonnale, mis oli juba selgelt kiistunud ja organiseeritud.